Tere tulemast tagasi meie kokandusvideole. Tänaseks retseptiks on õunamoos ja see on meil siis suveretsept. Õunamoosi tegemiseks on kõigepealt vaja tükeldada ja koorida õunad. Kui õunad on kooritud ja tükeldatud, tuleb nad veega keema panna. Ja lisaks sellele paneme ka purgid 30 minutiks ahju, et kõik bakterid ja mustus sealt välja tuleks. Nüüd lisame õunadele umbes 1,5 tassitäit vett. Vett ei tasu liiga palju panna, sest õunad ja suhkur annavad ka juba vedelikku juurde. Ja nüüd kuumutame kuni keemiseni ja seejärel madalal tulel autame edasi. Et hoidis hästi säiliks, lasen ka korra purgi kaaned keema. Kuna meil oli 2 kilo õunu, siis nüüd ma lisan sinna juurde 1 kilo moosisuhkrut ja lisan nii, et tasakesi segades ja siis kallan sinna potti. No nii, ma olen Marie tulevikust ja ma lihtsalt vahemärkuseks tahtsin öelda, et kui teil on 2 kilo õunu, siis pigem pange 500 grammi moosisuhkrut või isegi veel vähem, sest me panime liiga palju ja iseenesest moos oli väga maitsev, aga võib-olla kui te soovite natuke vähem magusat moosi, siis ma soovitame panna vähem suhkrut ka, sest moosisuhkur on veel magusam kui tavaline suhkur. Nüüd, kui on moosisuhkur keema läinud õuntele lisatud, keedame veel tasasel tulel umbes 10 või 15 minutit. Vahepeal tasuks võtta ka vahtu. Nii, nüüd ma võtan soojad purgid välja ahjust ja panen moosi purkidesse. Ja moos peab minema purkidesse kindlasti kuumalt. No nii, nüüd on meil moosid tehtud ja nüüd saab hakata pannkooke tegema. Aitäh, et vaatasite!